Millised sündmused siis ELK Jõgeva kogudust uuel aastal ees ootavad, koguduse esinaine Mare Rosin? No uuel aastal on meil jällegi plaanis korraldada ikka kontserte ja igal suvel on olnud meil suur ekskursioon, nii et sellel aastal ka oleme plaaninud minna Aegna saarele, kuna eelnevatel aastatel oleme teistel Eesti väikesaartel käinud. Kus saartel siis? Oleme käinud Kihnus, Ruhnus, Naissaarel, Pranglil ja nüüd mõtlesime, et võtame Aegnale ja alati on saartel käimisega olnud ka sealsetest paikkondadest huvitavamaid kohti külastatud, et oleme väga rahule jäänud ja nüüd on meil plaanis siis Aegnale minna ja alati on meil ikka buss täis 50 inimest ja kui laev võtab nii palju peale, kui laev võtab vähem peale, siis saame vähemate inimestega minna. Ja plaanis on siis nagu orelikontserte just siin Jõgeval teha, kuna mujal orelit pole, ainult meie kirikus. Et läbirääkimised käivad, aga konkreetsemaid plaane praegu ei ole. Kuivõrd võib öelda, et lõppenud aastal 2019 suurenes Jõgeva koguduse liikmete arv ja nende inimeste arv, kes jumalateenistusi ja ka teisi kiriku sündmusi külastasid? Võib-olla liikmete arv just suurt ei suurenenud, aga suurenes ka palju küll nende inimeste arv, kes koguduses nagu iga pühapäevastest jumalateenistustest osa võtavad ja loodame, et nendest inimestest mõned, kes on teistest kogudustest praegu liikmed, et vast tulevad ajapikku ka üle meile, et kui hakkab meil nagu sobima ja meeldima, et see on küll meil hästi olnud sellel aastal. Detsembris jõulukuul käisite ka Tartus Peetri kirikus Elina Netsajeva kontserdil. Millised muljed olid Peetri kirikust? No Peetri kirikust olid väga head muljed seoses selle Netsajeva kontserdiga, et meil oli ka 50 inimest sel kontserdil ja olid külas meil ka Soome sõbrad Rengost ja nemad käisid ka koos meiega kontserdil. Nendele ka meeldis väga. Aga ma olen kuulnud ka niimoodi, et Soome sõpradele lähete te ka veebruarikuus vist Renkosse külla ja seal on üks juubel tulemas. Seal on niimoodi, et 9. veebruaril püüdsetage seal uus nende koguduse õpetaja ametisse ja 8. veebruari õhtul on siis mälestusteenistus Maia-Liisa Auksveel.